Täna räägin siis üle, mis on jõgi. Jõgi on siis vooluveekogu, mis voolab mööda siis Pikliku jõesängi. Jõeorus siis pinnavorm, millest ta voolab, on org. Pikliku kujuga, see on pikk ja kitsas, millest oleme ka rääkinud. Jõgi saab siis alguse lähtest. Lähe võib olla siis nii soo, allikas, järv või siis mõni teine jõgi. Kõik jõed, mis toovad vett siia peajõkke juurde, neid nimetatakse lisajõgedeks. Kui sa vaatad siis jõe voolu suunas, ehk siis vaatad suudme poole, siis sinust paremale jääb jõe parem kallas ja sinust vasakule jääb jõe vasak kallas. Kõik jõed, mis viivad vett siis peajõest välja, neid nimetatakse arujõgedeks. Kõige suurem ja kõige veerohkem jõgi on siis Peajõgi. Ja koht, kus siis jõgi liitub teise veekoguga, seda nimetatakse suudmeks. See võib olla siis järv, mingi teine jõgi või siis meri või ookean. Ja nii lihtne see ongi. Kui me vaatame siin siis Jägala jõge näiteks, siis Jägala jõe vasakpoolne lisajõgi on Jõelähtme jõgi ja parempoolne lisajõgi on Soodla jõgi. Kogu peajõge koos teiste jõgedega nimetatakse siis jõestikuks. Siin pildi peal on siis Niiluse jõe delta, kus sa näed, et peajõgi tuleb ja siis hästi palju erinevaid arujõgesid läheb. Et seda nimetatakse siis deltaks, see on see jõe suudmeala. Ja see pärineb siis kreeka keelest ja tuleb sellest, et see delta kuju on nagu kreeka täht siis delta. Tänase tunni teemaks on sul siis jõeosad, et suue, lähe ja keskrooks. Lisaks saad teada, mis on ülemjooks ja mis on alamjooks ja millise kujuga siis või milline see jõgi siis nendel erinevatel jõeosadel on. Et jõgi siis üleval pool, lähtepoolses osas on selline pikk ja kitsas. Et jõgi ju voolab alati kõrgemalt alalt madalamale alale ja alguse saab siis allikast või kuskilt mõnest väikesest järvekesest ja hakkab ta voolama siis allapoole. Mida üleval pool ehk siis lähtepoolsemas osas, seda kiirem ka jõgi on. Allapoole siis voolates võtab ta kaasa igasuguseid osakesi ja uuristab siis jõeoru põhja ja kaldaid. Ja kui ta hakkab jõudma siia keskjooksule, siis jõevool hakkab vaikselt aeglasemaks jääma ja hakkavad ka settima siis erinevad osakesed. Ja jõgi muutub laiemaks ja vool aeglasemaks. Oma teekonnal siis jõgi uuristab kaldaid ja allapoole jõudes siis on selle jõe voolukiirus raugenud ja jõgi on muutunud siis seal alamjooksul väga laiaks ja selliseks aeglaseks ja toob siis, siin setivad kõik need osakesed, mis on ülevalt poolt kaasa toodud maha. Ja sellest ka see siis, millest eelnevas tunnis sai rääkida, et tekivad sellised harujõed siis ja tekib siis jõe suudmealale delta. Ja tööraamatus on sul siis leheküljel 24 selline väike uuriv ülesanne, kus sa saad siis uurida, milline jõgi asub sinule kodule kõige lähem. Tood välja siis, kust see alguse saab, kasuta selleks siis internetti, too välja, kuhu see jõgi suubub, milline see jõgi suudmes välja näeb, kui leiad pildi, siis kirjelda.
ja mõtle, kus asub siis Randvere kool, kas ta pigem asub lähte pool, kas ta asub keskjooksul või ta asub suudme pool, ehk siis kas ta asub ülemjooksul, keskjooksul või alamjooksul. Nii. Ja neid lisaküsimusi ei peagi välja otsima. Ja see ongi sinu tänane töö.